Nii, saigi. Läks. Seda peal sina arvastad siis. Seda peal räägi. Aga see läks ka või? Jaa, see Instagram läks ka. Läks jah. Tere, meil hakkab järjekordne pere kodukontsert, kus me mängime siis enda harjutatud lugusid, mis me oleme saanud nii-öelda või noh. Mis ka räägime? Nii ärevus. Me tükk vabandust üldse kõigepealt, et me hiljaks jäime, sest et ma ei saanud Instagramis omale seda laivi tööle, siis hakatasin guugeldama, et kas üldse saan ja bla bla bla. Aga ühesõnaga, see kontsert, ma mäletan esimest kodukontserti aasta aega tagasi, ma olin kohutavalt elevil ja pabinas. Ja praegu tundub, et ei ole asi paremaks läinud. Esimene kord on ikka esimene kord ja no me ei ole siin. Jaa, tere ka minu poolt. Me ei ole täna. Ma ei ole sükest asja kunagi teinud muidugi ise. Sellist täiesti ise nii-öelda laivi. Alati mingi professionaalselt võib-olla heal juhul filmid, aga jah, väga põnev. Just. Me tutvustame, jah, kui üldiselt meeldis sõbrad vaatavad, kes võib-olla meid tunnevad, aga muidugi sa võid öelda, kui vana sa vahepeal oled, kui vanaks sa oled saanud ja... Nii Tristan, sa oled 8-aastane, mina olen 10-aastane. Meie varasid peale ütlema. Ja mõtleme, ma nimed ka sa oled. No ütle. Tristan. Ma olen Stefan. Mina olen Silvia. Ja mina olen Marcel. Eritilaline Marcel. Eritilaline. Vaadaks, sinna kaamerasse võid ka sinna võid ka vaadata, jaa. Muidugi, 2 kaamerat, täpselt nii. Me alustame kontserti hoopis Marsiga kahekesi, te peate ilusti valmis olema seal vaikselt kuulama. Kõik need itsitamised ja asjad on kuulda. Nägusid ei tee, jaa. Toomas vali, kas kõik toimib. Kontrolli, jah. Vaata üle, võib-olla toimib, siin juba mõni inimene vaatab. No nii. Aga see ka tõesti, oota, aga see ka... Toimib või? Kas ikka toimib või? Ma ei tea. Ma ei ole nii kindel, oota, Instagram minu arust ei toimi. Hästi. Oota, ma panen tööle. Kui sa oskad panna, ma juba häälestan. Me nii on juba hiljaks jäänud. Tehnika ja muusikud ikka. Täiesti kohutav kooslus. No nüüd on vast. Jah, nüüd läks. Nüüd on. Pane käima. Nii. Ja esimene lugu on... Siis kiire jutt vabandama ka Instagrami jälgijad ees, et me arvasime, et see käib, aga... Jah, me arvasime, kontsert sai juba laivi pandud, aga... Millest viimast jäänud ei ole? Teeme üks pärast. Mis see? Ja esimene lugu on nii krõbe, et ma ei teagi, see on nii kihvt lugu, me oleme mõlemad Marceliga selle loo suured fännid. Aga ei ole ta mitte täpselt lihtne lugu, see on Cervé Caprice. Kui te teile see lugu nii meeldis või ei meeldinud, saate pärast YouTube'ist ka leida, panete otsingusse Cello Duello ja seal on olemas Cervé Caprice. Marcelli õpetaja. Pilt on viltu, midagi siin öeldakse. Oi, pilt on viltuks peaks püsti jääma. See on ikkagi jah, see võib-olla peaks püsti panema ikkagi. Oi, keegi ütleb pilt on viltu. Liidja ütleb. Vanaema ütleb ka. Okei, no paneme siis ikkagi. Peaks saama kuidagi küll, oota. Paneme see statiive. Oota. Lihtsalt võtta ta kuidagi... Kas ei saa see statiivi kuidagi keerutada? Midagi peaks... Oh jah, mäletan, ma seekord ei lähe tehniku... Oota, siin saab veel... Oota, sellega äkki. Vot, nii. Ja, edeneb. Kruvin natuke sinna. Väga head öeldi. Väga hea, jah. Kui niimoodi, siis mõlemad. Just. Ja poisid võite vaadata siin on neid kaamerad, aga mitte... Panen teil just ju otseks. Ja mängu ajal on, mis on, ei pea midagi kommenteerima. Okei, ma panen natuke kaugemale. Osid natuke kaugemale, minge natuke kaugemale ka kaamerat, sest nad võtavad teie hingamised ka peale, ma arvan. No, on nii hästi, jah? No nii. Sa tahad natuke taha minna? Jah. See on ka Cervé Caprice tuleb. Seda natuke vist minema kaugemale.
Instagramis pilt seisab. no las ta jaa, aga seal seisab. läks telefon kinni. jaa, las ta läks siis kinni, aga ma ei saa, nii raske on mul niimoodi jälgida, kui teised jaa, aga sealt tuleb see sisse panna. See läks... poisid, nüüd edaspidi, kui me mängime, siis te olete kuskil mujal, sest te ainult siin tõenäoliselt kogu publik kuulsite, et seal telefoni juures et me ei saa keskenduda.
poisid. Miks te, siis teeme, kui meil esimene mängu... Ja, tore ja. Et olete seal oma toas, poisid. Siis ma ei saanud keskendunud pool ajast. Ma mõtlesin, et ega te ometi ei lähe neid nuppe näppima. See on arusaadav, kui siin on ootamatuti tööta. Jaa, aga see on ainult Instagram, aga siin see ju toimib seal. Ma arvan, et meie poolt esitust, seal oligi poiste ja niisugused... Kõik on kosta, poisid. Te olete palju lähemal ka. Kas oli või? Järgmine lugu. Küsigi, kas oli poistest vaikselt sädistamist kosta? Okei, ma püüan. Eks ma olen ikkagi ema ja ma tahan ikkagi, ma ei saa poole mängu pealt teid korrale kutsuda, et te läheb siin minu publikuks. Mis järgmine lugu siis on, ma ei tea, kas see toimib või? Järgmine pidi olema, mis on meie. Nii et mis see, mida see filmid? Mis meil toimub nüüd siis? Siis see tuleb siia, kaamera tuleb sinna. Me oleme siin Tristaniga. Okei. Tristaniga me esitame ühe pala, mis me 3 päeva tagasi võtsime kavasse, et natukene tuua sellist lihtsat muusikat repertuaari. See on jah, 3 päevaga selgeks õppinud, ma kus see noot on. Noot on seal kindlasti kuskil olemas. Ma tegin kutsada. Enne kontsertis oli kõva möll ja vendasid. Tuled sinna siia Trista. Siia. Ja üks noodi pulti on tarvis. Paneme selle käima. See on selline džässilik pala. Ma korra vaatan, kindlasti mõttes, ma olen meesterahvad ja nende nägemus kaamerast on pisut teistsugune. Ja, nii. No nii. Väga hea. Kas sa näed, Kristjan, seda? Väga hea. Tristan on siis solist ja mina olen tema värvikas saatja. Näita siis Tristan, kuidas just džässilugu sellega mängitakse. Ja kui läheb sassi, pole hullu, sest džässiliku feelingut sa oled õppid 3.–4. päeva siin. Nii et nautige ühte lihtsalt pala. See on lihtsalt niivõrd teistsugune sellele eelmisele teosele. Oli seal ennast katsumus. Okei, alustame ja. Oota, Tristan ma. Tubli. Nonii, mis meil järgmiseks kavas oligi? Schubert. Ja teeme niimoodi, et kõik saaks esineda. Stegman ei ole esinenud veel. Ja temaga me mängime teile ette kaamera paigutus, siis oli kuidas? Sinna. Sinna. Emme esineb igas loos või? Ei. Ei. Ma esinen väga vähestes lugudes. Marcel mängib vähemalt sama palju kui mina. Mitte rohkemgi. Sina mängid kaverit ju ka. Mina ei oska kaverit nii hästi mängida kui Marcel. Legendaarne Tristan ja ajad. Ei, seda võib teha küll. Ei, mitte iga, aga nüüd see Schuberti ajal ei tohi. Oota, näed, see on valepidi, on ju? Jah. Christopher,
kas sa tahad tulla kuulama või tahad vaikselt seal mängida? Sinu valik, Christopher. Nüüd sa pead kuulama seal taga. Aga Stefan, siin on lood tulemas ja see on ilus lugu, me Stefaniga teile esitame. Saab sa kaugele minna, nii kaugele kui saad. Tegelikult tuleks see kaamerat sinna panna. Muidu sa lähed kaadrist välja lihtsalt. Mahke sinna on panna, jah. Ma tean niimoodi. Palju need uksed juurde kinni hästi on? Ega see noodipurtisega? Ja Tristan, siia tule sealt ära. Tristan, tule sealt ära. Jälle? Instagram läheb jah kogu kinni. Huvitav, nüüd ma ei teagi. Internet. Kas minu internet muidu on? Ongi, praegu ikkagi käib. Käib, väga hea. Jaa, sul käib. Aga Tristan, tule sealt nüüd ära siis. Siin ma keskenduda. Ei, Tristan. Tristan, tule sealt ära, palun. Ma ei saa keskenduda tõesti. Sama jutt, mis eelmine aasta. Näe, tule palun sinna. Ilusti ole oma toas või kuulata. Mu kõrvad punased. Stefan, siis mängime ilusti.
Stefan mängib. Hästi. Hakkame mööbeldama vist jälle. Hakkame mööbeldama. Mis meie järgmine lugu on? See Stefani kuubes sõna. Ossa raks. Kuule, aga äkki ta saab siin mängida? Saab, aga siis põhimõtteliselt on pärast seda minu etüüdiki ja siis on... No siis teegi sinna etüüdi. Siis on meie O2, ma võin oma etüüdiga siin teha. Kuule, aga ju võid siin ka ju teha oma etüüdi. Nüüd esitab teile Stefan loo, mida ta väga hästi oskab. Räägi ise loost. Räägi Stefan oma loost. Mida ma räägin? Mida sa esitad? Ma esitan Beethoveni kuupaitsusonaati 3. osa. Kiiret osa. See lugu on see, mida tema isiklikult nõudis võtta repertuaari. Nii teistan. Tegelikult ma ei pidanud silmas seda, aga tegelikult ma pidasin ühte teist silma. Sa kuulasid kogu aeg seda sonaati. Ja siis sa said selle loo ja sa hakkasid seda õppima. Kas... Millal sa seda said? Talve alguses vist. Või sünnipäevaks. Sünnipäevaks? Marcel kinkis. Jaa. 7. detsembriks ta sai noodi. Ja nüüd ta siin on vahepeal lisaks muudele mängimistele, et Ristel tuleb sealt nägusid tegema seda ära. Mine ilusti sinna backstage'i. Üks väike vaheväärtus meil siin Instagrami omaga on kogu aeg probleem, et kindel on Facebookist vaadata. Kindel on Facebookist vaadata, ma lülitan ta siin sisse, aga... Okei. Aga Facebookist, jah. Hästi. Parem Facebookist vaadata. Jah, sealt on kindlam. Ta on, jah, kogu aeg palju. Näpud on higised või? Ei, no sa pead nüüd ilusti hakkama saama. Tahaks akna muidugi lahti siin saada. Äkki sa teed teist akna lahti? Mitte siit, vaid aga sealt. Nüüd saaks värsket õhku. Jah, ei ole lihtne lugu. Minul oleks ka näputigis. Mul olid ka näputigis, kui me seda Caprice'i mängisime. See ei olnud ka mitte lihtne lugu. Aga siin on nüüd oma arvatused. Ma isiklikult ütlen, ma oleks soovinud, et Stefan oleks jõudnud seda rohkem harjutada. Aga seda lugu, sa mängid seda, kuna Stefanil on üks Soome fänn, kellele väga Stefani mäng meeldib ja see on väike ühendus talle, kes... Peaaegu kõikidele meeldib mäng. Peaaegu kõikidele meeldib Stefani mäng. Mulle ka meeldib. Sellepärast hakkadki esitama seda... Mitte ainult talle. Ja, ma räägin kõikidele. No siis, ma loodan, et siin on mäng fänne vähemaks ei võta. Mängi siis aga ära nüüd rahu, mängid ilusti. See on raske lugu ja see ongi tore. Kõik on higised. Jah, mina tulen igatahes ära, ma lähen mujale. Ma ei suuda, ma muidu. Ja siis nüüd ilusti. Edu sulle! Ja...
mina küll nii ei oskaks mängida. Tubli. Mine võta vett nüüd vahelduseks. Oota, Tristan, tule. Kontrollime, kas kõik töötab. Vaatame, kas töötab. Aga Tristan. Sa, väga hea. Ma loodan, et sa õppisid sellest esitades palju. Kindlasti õppisid. Kõik toimib, jah? Tundub küll, jah. Väga hea. Facebook või Instagram ei toimi. Okei, las ta siis olla. Tristan, me siin nende pulkade peale, kus see kaamera käib, ei saa üldse. Ahaa, ma tutvustan järgmist. Siis ongi parem, kui on üks kaamera. Ma meeldib. Jaa. Aga mis järgmine lugu? Minu enesetapmine. Marcel, järgmine on Marceli enesetapp, sest ta hakkab teile esitama minu meelest etüüdi, mis on kohutavalt keeruline. Tristan, et mis on väga keeruline ja raske. Ma ütlen, kui ma laseks endale tõesti enne kuuli päeva, kui ma seda teile hakkaks esitama. Aga noh, Marcel on ju kõva mees. Ma vaatan, kuidas siin näha on. Korraks. Sa pead, Stefanit on väga hästi, oota, ma panen selle kaamera. Nii, aga nüüd, Tristan, sina lähed sealt kindlasti ära, et ma panen sulle rohkem seda tuld. Ma panen
ühesõnaga mängin teile siis Alfredo Piatti Caprice'i number 3. Et see on helilooja, keda teavadki ainult tšellistid, ütleme. Tal on need legendaarsed 12 tüüdi Caprice'i, mida siis iga tšellist mängima peab. Ja ma mängin number 3, mis on oktavite. Tüüd oktavid on siis võte, kus kui muidu liiguvad sõrmed, kui vahepeal natuke käsi, siis see tüüd põhineb siis sellele, et liigub ainult käsi põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt ainult käsi. Väga tore. Ma hakkan mängima. Stefani erisoom oli küll sisse. Jaa, kes seda lugu tuli välja tõesti, Seban ütles, aga Marcel peab ka mingit soolot tegema. Siis ta käskis seda, et tüüdi mängida. Ma ei käskinud, ma soovitas. Ei, te käskinu, vaid ta soovitas, õige. See ei tulnud muidugi varukas, ma siin nagu nii harjutan. Sellist asja, ei tea, kus päris varukast nõuab, et nüüd mängida tuleb. Aga oota, kui meil tuleb vist Tristan Rombergi cello sonaat, sa saad oma käsi Marcel puhata. Tema ju meil nimelt kodune klaverisaatja ka. Siin on nõnda, et kui Tristani mingid palad on, siis Marcelil on selline klaveri armastus suur tegelikult. Ja ta siin mõned lihtsamad klaverisaated on ta Tristani jaoks ära õppinud. Tristan, näed, sinu cello on siin palju. Vaata. Sinu cello. Noh, Christopher, sa pead kuulama minuga, jah? Tule. Rombergi cello sonaat, mis tegelikult Tristan esines selle looga ära. Aga ühe teisele loole me ilmselt ei leidnud klaverisaadet. Selle loodel hoidis veel nii, et alles tänaseks kontsertiks ei olnud tal probleem meelde tuletada. Nii, see on valmis. Ma vaatan korras kaamerat, et kõik oleksid just, et sinu klaverisaadet peab ka olema näha. See on fenomenaalne. Kas seda kaamerat saab liigutada ka niimoodi rohkem niimoodi ettepoole või? Et vähem lage ja rohkem põrandab. Aga kelle etüüd see on? See oli Alfredo Piatti etüüd. Ja Piatti on selline helilooja, kes on toonud kõige keerukamad kapriisid üldse. Kas nii sobib? Näita. Ja Tristan. Nii, jaa, tegelikult täitsa... Okei, täitsa tore.
oih , ma lehvitasin . oih , nii okei , me lähme ära , sest et siis sa Kristjan mängib ilusti siis . ilusti . sa pead vaikselt ilusti mängima . okei , okei . niimoodi , et sa ei saa ma vaatan , kuidas teil valguses on äkki rohkem . ei , me ei hakka . okei , las see olla , okei . Kristjan , tega .
tõsine ja väga raske lugu. Eks ole, seda lugu teistel on õppinud 3 kuud. Võrreldes selle jatsulooga on see lugu, ütleme, et jatsulugu on nagu käkitegu. Eks ole, võrreldes selle Rombergi sonaadiga. Nii. Nüüd ma ei mängida. Meil on praegu kontsert, Kristoffer, kas sa tead seda? Kas veel ka või? aga nüüd räägiks mööbendamise. Teeme jah? Okei, ma toon selle. Kristoffer, oota, kukud sellega. Kristoffer, pane see ära. Ei kõõlu sellega. Nii, ma panen. Ma toon selle kaamera siia. Kristoffer, teeme nii, et sa ei ole siin praegu jalus. Sellepärast, et muidu juhtuvad mingid õnnetused, siin on õrnad pillid. Milline väga õrnad. Nii, aga ma siis mis lugu meil on? Nüüd tuleb midagi hoopis teistsugust. Mis meil on siis plaanis? Nüüd on midagi kerget vahelduseks teile. Me oleme söönud sellist, te olete söönud sellist väga rammusat toitu, saate natuke midagi õhulist. McDonaldsit. Väga meeldib. Meeldib, väga hea. Kuidas sa tuled? Mine natuke sinna poole vist. Nõndaks. Võtad üldse palju. Kas on mitte ainult sool? Tool. Jah, see tool. Nii, see on U2 with or without you. Pärast see soleerib, mina lihtsalt naudin tema soleerimist. Mina ka naudin. Sina naudid soleerimist ja mina naudin, kuidas sina soleerid. Olime nii. Paluks nüüd vaikust, kui me hakkame esinema. Palun vaikust. Pead sellest süüdist laastunud. Muidugi on laastunud.
lihtne lugu. no ega ta nii lihtne ei ole tegelikult. Selles suhtes sul on jah, sul oli tegemist, aga ma mõtlesin jah, et see tuleb kindlasti sinna kontserdile lisada, sest et ma kujutan ette, et seda lugu teab publik palju rohkem. Ma arvan, et kes ei ole muusikud muidu nii-öelda elukutseliselt. Et tõenäoliselt see lugu, kui muid teoseid keegi ei tundnud, siis see on Endal ka tore vaheldus. Mul jaa, selline relax. Väga hea. Meil on... Aga me siin jätkame vist... Meil ei ole veel kontsert üldse sugugi läbi. Jaa, Pasakaali. Meil Pasakaali hakkab nüüd. Nüüd saab nautida. Ei, nüüd me mängime teile ühe viiuliloo. Me mängime viiuliloo teile. Tegelikult viiuli vioolalugu, mida siis tavaliselt mängitakse ka viiuli ja celloga ja siis nüüd antud juhul meil kuki viiulit ei oska, siis tuleb see viiulipartii enda kätesse võtta. Nii. Just. Selline... See on siis... Challenge! See on ühe barokki heliloo Hendeli kirjutatud teemal ja selle teemal on kirjutatud variatsioonid nii-öelda Norra heliloo omakorda Johan Halvorsen ja sellest me oleme siis ise omakorda teinud siis 2 cello versiooni. Jah, ma võin kuuse kinni. Et kes tahab nii-öelda kõrgema pilotaaži cello virtuoosust näha, siis ärge see on nüüd jah selline jah, kes tahab virtuoossust, kes arvastab virtuoossust. Aga ka kõige väljus lugu. Jah. Thank you.
saime ära sellega. Pärast mängimist oska midagi kohe öeldagi. Ma ei oska öelda midagi hea. Tavaliselt on aplaus. Kas või tagasi oli. Okei, aga nüüd on tegelikult, nüüd on väga vähe asi tuleb. Väga lahe asi tuleb tõesti. Ma ütlen jah nii palju ka, et meil tegelikult need puuasjad, need pidime mängima, meil pidi tulema väike tuurike. Jah, üle Eesti, ja just märtsikuus, aprilliskuus ka mõned. Ja no kõik jääb mingi ära. Ja samamoodi ka Stefan pidi mängima esimest korda elus orkestriga, Tallinna Kammerorkestriga. 4. märtsil. 4. märtsil ja Haidni kaamerikontsert. Kaks lugu. Üks just ja selline koosseis, mis siin tekib, meil tekkis lihtsalt ootamatu selline mõte, et saata seda Haidni kaamerikontserti 3 tšelloga. Me võtsime partituuri ette ja Marcel võttis omale esimese viiuli rolli. Tristan võttis mulle bassi osa, mina võtsin teise viiuli. Tristan on esimest korda orkestrant, kuidas ma ütlen. Ei no, teist korda. Ikkagi teist korda, sest ta oli eelmine aasta kuskil suvelaagris ka vist mängis selle orkestriga. Siis tõmmata saad siin kuulata, siis istud ilusti. Aga viiniklassikud ei ole Tristan varemalt ka mänginud. Viiniklassikud ei vara, ei küll jah, suurt teost pole ta mänginud. Kuule, Tristan. Kuule, aga see on küll väga halb, et me peame meil ainult horisontaalid mahume ära. Aga pane... Ma panen teist nii kord. Jah, okei, ma panen. Kristoffer, sa tuled siit praegu ära. Kristjan võib kuulata, aga... Hiirvaitselt olema. Sest on kaamera juures ja siis... No saad ise, jah? Kristoffer, äkki sa oled sinna kuulma? Me teeme nii-öelda lavavalguse ka toome sealt ära. Vaata, tahtsin seda enne juba tuua. Sest et solistil peab olema see põhis ära. Ja valgus.
Stefanile. Nii. Vaikus praegu. Istud ilusti. Kus minu noot on? Seal puldi peal. Nii, vaatab, kuidas siin on. Väga hea, väga hea, väga hea. Ma tahan ka vaadata seda. Praegu ei saa vaadata, sest see on kõik korras. Lihtsalt usu mind. Usu mind, see on kõik korras. Mõtlen, kuidas me paneme, oleks nii ole. Pane kas või sinna, jah. Niimoodi. Tristan, istu ilusti, palun. Praegu ikkagi tegelikult laval. Ma panen ikkagi, vabandust, see on nii suur koosseis nüüd siin meil laval. Nii et, tasa. Jaa. Täitsa hea. Ütleme nii. Väga hea. Huvitav, kuidas oleks, kui ma lambi kustu panen? Tegelikult lihtsalt tahaks täiega seda sära, need valgust Stefani peale. Tead, ma võtan selle siit ära. Tristan, sa oled lava peal ikkagi. Oi, nüüd läks üldse pimedaks. Aga kohe tuleb valgus tagasi. See valgus tuleb õigesse kohta. Nii. Poisid lähevad vaikselt ülemeelikuks. Loodame, et saab kontsert enne läbi, kui me siin täitsa hulluks lähme. Vot nii. Oota. Minu noot. Aitäh. Seda nooti õnneks vaja ei lähe. Näidake nüüd ennast. Ma vaatan. Väga hea. Mõtleks, siin on palju parem. Väga hea. Nii. See on hästi põnev. Ajalooline hetk. See on esimene orkestrimäng peaaegu. Stefani esimene esitus. 3 minutit. Nii. Oot. Panen kuidagi ennast. Kui meil ära mahtusime. Okei. Aga kui sa nii võimalikult tahad. Okei, väga hea. Ma olen siinpool, mina isoleeriks, mul ei ole vehkidega. Nii. Tristan, pane ennast valmis. Siin nägusid ei tee. See on vägagi klassikaline lugu. Hanni klaverikontserdi D-tuur, mis number? Number 11 oli või? Aga see oli number. Okei. Hanni klaverikontserdi D-tuur. Solist, Stefan.
ju. Lahe orkester või? Emma, kas nüüd saab meile ja Christopher terve loo kuulas, muidu väga tubli. Väga tublit kuulas siin ja võib-olla natukene rohkimist kuulda, aga... Christopher väga tasa. Järgi ole mingisugust sellist juttu siis, Christopher. Kas sa tead, et kõik inimesed kuulevad, mis sina räägid? Ma kuulen suurt väga palju aplausi. inimesi kuuleb. Kuuleb saabusi, jah? Ma kuulen suurt aplausi, mis tähendab seda lugu. Jaa. Kas tahetakse lisalugu, ma ei tea. toetakse? Siia vanem kuulda. Bravi. Ja vaata siis. Vaata, Stefan, kui sa oled solist, sa pead tuulikule niimoodi tegema. Ja mine tea, nagu sa ei kuuleks, jah. See valjamilised teevad rohkem. Ma mõtlen, kas sa tahad mängida oma lisapala, mis me mõtlesime, et nii-öelda vanade aegade meenutuseks eelmisel, oota, ma tulen siit ka. Tagant ära, tuleme sealt tagant ära. 65 vaataja. Ja väga Enne hea. 70 millegi. 66 Stefani eelmise aasta kodukontserti hitt oli Stefani Kariibi piraadid. See ei ole muidugi ka selline 3 tuuri lugu, mida meelde tuletada, aga ta on seda natuke isegi tuletas meelde seda. Kui sa tahad mängida seda, nüüd üks, kas sinus on raskem lugu Kariibi mere piraadid või Kuupaiste sonaadi? Kuupaiste sonaat on palju keerulisem. Eelmine aasta, Kariibi mere piraadid, kui ma mängin, siis nagu seda on näha nagu, et see on nagu väga raske lugu. Tegelikult see pole üldse nii raske, kui kõik arvavad. Tegelikult on Kuupaiste sonaat on palju raskem. Aga kuidas Heidi Klaveri kontsertiga on? No, see tuleb ikka ka. See on teistmoodi keerukused on seal, eks ole, seal on musikaalsust vaja, aga sa võid kütta selle Kariibi mere piraadid. Merepiraadi karbis. Kariibi mere piraadi karbis, just nii. Meripiraadi karbis. No nii. Stefan, kas sa võite mingi rahulikult kiiresti... minu meelest eelmine aasta sa teinud seda ägedat Lissandot. On ju? Nüüd sa teed üks ägedat Lissando, kõik ei ole päris sama. Üks ägedat Lissando on juures. Ja meie Kristjan läheb meile kiiresti kuulama. Tule siia. Tule vaatama, kuidas ta mängib. Vaatame tema käsi. Kui kaua see umbes kestab? No nii. Viimane lugu, see on lisapala. Nüüd vaikus, Stefan keskendub. Nüüd vaikus, kuulame. Eeskujulikud kuulajad. Okei, oota, tead mis või? Noon selle kaamerale. Vist ei saa suumida. Saab ikka. Saab suumida. Kaugemal ei saanud selles oli see. No näed, saame. Nii on okei. Okei, ma panen. Kõik on nii sisse, et kõik on nina võtta. Ei, kuule. Ei, ära mõtle, ma ei luba. No nii. Ilusti, see on, rõhk on käte. No nii. Vaikus nüüd.
tavaesitust. ma olen väga pettunud. ja ära ole nüüd pettunud. sellepärast, et sinu sõrmed on väsinud, Stefan. sa oled nii palju mänginud. sa oled mänginud täna, sa oled täna mänginud kuupaiste sonaati, sa oled täna mänginud Haidit, sa oled täna mänginud Schubertit. nüüd me peaksime nüüd jätskokteili tegema. kas sina tahad ekraani, sa oled ära hellitatud oma selle ekraanide asjadega. Rafimaa saab liiga palju ekraani asja. aga ühesõnaga, et meil on kontsert tegelikult lõpetatud. Tristan on juba siin ahvistumas. ilme sellest ahvistumas. oot. millest jah? mis saltot? okei, no näitame. Tristan tahab näidata, kuidas tema teeb saltot. oota, kas seal on piisavalt? ei ole vist tõenäoliselt üldse korras. õudne. no okei, kui sa tahad teha salto, siis tee siis. oi, väga äge. näitan enda saltoga. okei. tee siis oma salto ka. see on nii-öelda väljaelamine pärast kontserti. no tehke siis 2 saltot ja meie kontsert on sellega läbi. mida ei pannud? Nonii. aitäh kõigile kuulamast. jah. see oli väga äge. väga hea olemas. Teile meeldis ja järgmiste kohtumisteni. jah. kui väga suur nõudlus on, me võime veel kontserte teha, meil lugusid on. tahtis ühte korda veel teha. jaa, aga me vist seda filmi, me ei pea seda filmima, me tuleme vaatame ise. Nonii. olgu, ilusat õhtut kõigile. ilusat õhtut. ilusat õhtut. tšau. kuidas see kinni käib?